ma arvan, et noorena ja naisena ja eriti noore naisena avalikkuses sõna võtta on keerulisem, kui teha seda mõne teise ühiskonnagrupi esindajana, aga see ei tähenda, et meil ei oleks kohta avalikkuses ja meie arvamustel ei oleks kohta. Neil on ikka kohta, me lihtsalt paratamatult peame hetkel mõnevõrra rohkem võitlema selle eest, et oma koht kätte saada. Aga kui me seda teeme, kui seda teevad need, kellel on see võimalus, need ressursid, siis järgmistel on lihtsam. Et aga äkki oleks tagasihoidlikum, äkki oleks vaiksem, siis ma mõtlen nende tüdrukute peale, kes praegu on esimeses klassis, äkki ma saan neile natuke mingisugust rada lihtsamaks teha, et nemad peaksid seda vähem mõtlema ja nemad saaksid rohkem mõelda selle peale, mida nad päriselt öelda tahavad. Üldiselt on olnud turvaline, aga turvaline veel ei ole sama, mis aktsepteeritud. Ja see, et iga kord avalikult ajakirjanduses sõna võttes ma kalkuleerin oma peas, palju ma võiksin selle eest saada, millistesse kirjakastidesse, millist sõimu. See on saanud elu osaks. Ma tahaks, et see ei oleks ja ma loodan, et see tulevikus vähemalt teiste jaoks ei peaks nii olema, aga minu jaoks see hetkel on elu osa. No mis sa teed? Aga kõige räigem näide, mis mul juhtus, oli siis, kui ma olin 16 avaldamas teist arvamusartiklit elus. Esimesega oli hästi läinud. See kogemus andis julgustust, mõtlesin, et kirjutan veel sellisel vastuolulisel teemal nagu üksiku inimese valikud ja nende keskkonnamõju. Tõukudes sellest, kuidas sageli öeldakse, et ma sorteerin paberit, küll ma olen väga keskkonnasäästlik. Sorry, see on väga väikese mõjuga tegevus. On suuremaidki. Ja tuginesin eelkõige ühele teadusuuringule, mille üks järeldusi oli, et kõige suurem üksik valik, mida üksik inimene saab teha, on otsus saada üks laps vähem. See ei tähenda, et sa peaksid saama ühe lapse vähem, aga see uuring ütleb, et kui otsusel saada või mitte saada last, on oluline keskkonnaalane mõõde. Ja see oli mõte, mille ma põimisin oma artiklisse sisse, teadlikult paigutades selle võimalikult lõppu, et lugeja, kes siis selleni jõuab, on loodetavasti piisavalt tasakaalukas, et äkki tal ei hakka katus sõitma selle peale, sest välja jätta uuringu kõige suuremat järeldust oleks olnud ka lugejat eksitav. Ja siis selle artikli toimetaja otsustas minuga kooskõlastamata tõsta selle mõtte artikli juhtlõiku algusesse ja pealkirja, pannes sinna kokkuvõtte, mida mina ei olnud kunagi oma artiklis isegi sõnastanud. Ja siis on olukord, kus sa oled noor tütarlaps, kes artiklis pealkirja järgi olevat justkui välja öelnud, et kui sa tahad tõeliselt lapsi saada, siis siis on olukord, kus sa noore tütarlapsena oled väidetavalt artikli pealkirja järgi öelnud, et kui sa tahad tõeliselt keskkonda säästa, siis ära saa lapsi. Ma ei öelnud seda, aga see oli täiesti piisav ja et vihastada välja suur hulk inimesi, kes ei vaevunud kontrollima, mida ma tegelikult üleüldse ütlesin, mis päädis muulgas tugeva koguse isikliku sõimuga ja tipnes enesetapu soovitusega Lauri Vahtrelt. Oma nime ja näoga. Ei ole julgustav kogemus, et kunagi uuesti mitte midagi avalikult välja öelda. Ja see õpetas mulle, et ajakirjanduses me ei kaitse autoreid, kui nad ise ei oska ennast kaitsta. Ja ma arvan, et sidusas demokraatlikus ühiskonnas, kus me tahame, et kõik hääled oleksid kuulda ka nende hääled, kes ei ole kõige tugevamas kaitstud, kõige privilegeeritumas positsioonis, siis nii ei käi asjad.